Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist, stuudios on Einar Laigna. Jätkame täna teemat kirik sotsiaalses ühiskonnas, kirik kui institutsioon ajaloos. Lühikokkuvõtted tehes eelmisest saatest kontseptsiooni sünd ja see, kuidas 4. sajandil siis Rooma impeeriumis kirik saab lubatud religiooniks, see tähendab, et kirik kui institutsioon sai riigis selle positsiooni, mille ta 3 sajandi jälitatu olukorras omale välja oli võidelnud, ja impeerium, kes on ammendanud vanade jumalatest lähtuva põhjenduse, haakub ise kiriku külge, et ise alles jääda ja säilida, ja kogu hiigelimpeerium, see on ju riigi keha, paljud rahvad, sotsiaalne elu vajab korraldamist ja see korraldamine peab olema põhjendatud ja selles riigis valitsevad seadused peavad olema universaalsed. Ja selleks sobis siis suurepäraselt kirik kui korraldunud õpetusega varustatud distsiplineeritud institutsioon. Ja 325. aastani Kaia kirikukogul keisar Konstantinus Suure ajal siis sellel kirikukogul kirik pühitseb oma võitu. Teisalt toob see kaasa arutu hulga probleeme, sest et suured paganlikud rahvamassid, kes tavaliselt ei oma mingeid erilisi oma arvamusi, vaid jooksevad iga tuule järele, saades nüüd aru, et kirik on impeeriumis muutunud autoriteediks ja tõusvaks jõuks, valguvad paganate massid kirikusse, mis kindlasti viib kvaliteedi alla. Samal ajal hakkab siis tekkima ka vastukaaluks anahoreetlus, see tähendab need, kes väga tõsiselt võtavad isikliku pühendumuse ja valgustuse teed, hakkavad eralduma esialgu kõrbeerakuteks, seal kogunevad nad kokku ja saavad siis nii koinopiitlik munklus oma aluse ja kloostri elu sünnib selle läbi. Läänepoolses regioonis siis, kuna poliitiline võim oli kolinud itta, sai automaatselt Rooma piiskop ka poliitilise võimu, nii-öelda see kukkus talle sülle, ta oli sunnitud seda võtma ja seega Rooma impeeriumi 2 osa, lääs ja ida, lähevad kumbki nüüd oma erinevat spetsiifilist teed. Kui Ida-impeeriumis universaalne riik saab oma aluseks universaalse kiriku ja Ida-kirik on alguses universaalne ja 1453 Konstantinoopoli langemisega ja Bütsantsi riigi lõpuga tekivad natsionaalsed riigid, siis universaalkirik laguneb natsionaalseteks kirikuteks. Läänepoolne areng oli vastupidine. Clodovechi ajal frankide riigis algab kirik natsionaalkirikuna, kujuneb selleks välja merovingide ajal ja Karl Suure poliitika alles aastal 800 realiseerib siis uuesti selle tendentsi, mis Kesk-aja Euroopas kujundas natsionaalsetest kirikutest universaalse kiriku ja sai renoveeritud Rooma impeeriumi ideoloogiliseks aluseks. Edasi jätkub läbi kogu keskaja suur vastuseis, see on siis keisrite ja paavstide võitlus selle üle, kellele peab kuuluma impeeriumis kõige kõrgem ja absoluutne võim. Kirik seisis siin vankumatult sellel seisukohal, et riik ei saa valitseda inimese hinge üle, kuna riik oma universaalses absoluutsuses üritab seda alati teha, siis kirik oli see, kes kaitses inimisikut riigi omavoli eest.
kahtlemata ei ole see niisama lihtsalt mõistetav, kogu selles sajandeid kestvas pikas protsessis olid väga eri faasid, kord oli asi ühtepidi, kord teisipidi, kord seal kuskil keskel, see on omaette väga tõsine ajalooline teema ja on selge, et nii tõsine teema nagu kirik ühiskonnas, kultuuris ei ole ära räägitav mingis paaris raadiosaates, vaid see on ainult tähelepanu juhtimine tegelikult kogu problemaatika keerukusele, sügavusele, kõrgusele ja suurusele. Kogu Euroopa ajalugu, kogu idaregiooni ajalugu ehk kogu suure kristliku kultuuriregiooni ajalugu on ju auväärse eaga, võiksime rääkida siin 2 aastatuhandest. Ja selle 2 aastatuhande jooksul on loodud ju kristlik kultuur, kristlik maailmakultuur, mis on levinud ja mille eri vormid, ehkki hilisemad ja mandunud vormid on näiteks põhiliselt valitsemas Ameerika Ühendriikides ja klassikaline katolitsism tänu Hispaaniale Lõuna-Ameerika, Ladina-Ameerika riikides saame rääkida hiigelsuurest kristlikust maailmakultuurist. See kontseptsioon Jumal inimesest on olnud aluseks ju inimisikusse suhtumisel. Kui riigivõimu absoluutsus Rooma impeeriumis väljendus selles, et inimisik oli täielikult allutatud kõigis oma eluavaldustes riigile, siis kristlik kontseptsioon kaitseb inimisikut riigi absoluutse omavoli ja võimu kuritarvitamise eest. Samal ajal loob kirik kultuuri nähtava külje, ainulaadse arhitektuuri, mille üks osa on ka meie vana Tallinn ja ükskõik kui pahandav pole seda ka meelde tuletada, on selle ehitanud saksa rahvusest katoliiklased. Ma olen täheldanud, et selle meelde tuletamine paljudele ei meeldi, aga nii paraku on. Siis kujutav kunst terves maailmas on ju religioosset päritolu, see osa kunstist, mis on sügav ja väärt kujutamist, rääkimata meie kultuurkonnas. Võtame muusika ajaloo või mõtteteaduse ajaloo, kui 13. sajandil töötati läbi põhjalikult Aristotelese pärand ja sünnib niisugune kõrge mõtteteadus nagu skolastika Aquino Thomasega tipus, mis on tänase päevani mõtteteaduses dialektika ja loogika alal ületamatu ja kõrgeim kool, siis olgu need ainult nii mööda minnes üles nimetatud üksikud eluvaldkonnad, millest igaüks omaette moodustab täiesti omaette sügava ja suure distsipliini. Ja kõige selle kultuuripärandi mõistmine on täiesti võimatu, kui me ei tunne kristlikku dogmat, kui me ei tunne lihtsalt öeldes neid piiblilugusid, kui me ei tunne neid aluseid või mis on näiteks kiriku arhitektuuri teoreetilised alused, mida väljendab see kujutav kunst, mis muusika see on, mida me peame oma klassika paremikuks. Ainult kui meelde tuletada siis ka Eesti kui kõrge muusikakultuuriga maa ja rahvas, kui me loeme üles oma parimad heliloojad, kes on läbi küllaltki lühikese aja andnud niisugusi säravaid pärleid heliloomingu valdkonnas, lõpetades Arvo Pärdiga, siis on ka siin sama asi, mis vana Tallinnaga. Me ei saa mööda minna nende inimeste usust, nende religioossest maailmavaatest ja kui nimetada viimast ainult Arvo Pärti, siis tema on aktiivselt tegutsev ortodoks kiriku liige, kes regulaarselt külastab ka kloostreid, et seal süüvida oma hinge ja lõpmatusse. Me ei saa lahutada tema loomingut, tema usulisest maailmast ja nägemusest. Nii et kui meile meeldivad õunad, siis oleks ka viisakas tunnistada seda õunapuud, mille otsas need õunad on kasvanud. Aga mitte käituda selle õunapuu all koerana ja koerakombel, vaid inimesena, kes mõistab, et need kaunid õunad on kasvanud ühe kindla puu otsas. Olemine ja olemasolemine.
Räägime kirikust kui autoriteedist. Need inimesed, kes üldiselt on väga autoriteetide vasta suusõnal ja see kaasaja näiline väline hirm autoritaarsuse ees on väga silmakirjalik ja valelik. Inimene ei saa elada üldse ilma autoriteetideta. Küsimus on selles, mis või kes on sinu autoriteet. Kui mõni on öelnud, et ei mingeid autoriteete, siis on ju hea küsida, missuguse autoriteediga te seda väidate, et ei mingeid autoriteete. Kui te nii kindlalt seda väidate, kas siis te ise olete see suur autoriteet, keda mina peaksin võtma nüüd harduse ja suure usuga, et vaadake, sina ütlesid nii. Nii et siin on loogiline viga. See on ring, millest inimene ei pääse välja. Küsimus on ainult selles, kes või mis on tema autoriteet. Ja selles mõttes ongi siis autoriteedid ka erinevad nii läbi ajaloo olnud ja nii ka tänapäeval, kus jälle joonistub välja omapärane tagurpidi mineku protsess, nagu iga kultuurkonna teatud väsimuse ja lõpuperioodil, et me näeme tänapäeval, kuidas ülemaailmses ulatuses või vähemalt kristlikus regioonis kindlasti on taastumas vana paganlik Rooma impeerium. Ja kirik kui see, kes inimisikut kaitses riigi omavoli eest, teda surutakse tahaplaanile ja riik tahab olla totaalne ja totalitaarne inimese ihu ja hinge üle valitseja. Ja selleks valitsemiseks on täpselt vastupidine meetod kirikule. Kui kirik oma autoriteediga hoidis inimese elu ja sundis vajadusel ka seaduse jõuga inimesele peale nende elureeglite jälgimise korra, mis elu hoidsid ja säilitasid, siis vastupidine protsess on vallandanud inimeses inimõiguste sildi nime all kogu selles saasta ja soppa, mida inimese seest siis välja võib tulla. See on näha ka meie elus sellest, kui me jälle kuuleme, kuidas inimesed kohtlevad jõhkralt loomi. Hiljutine lugu sellest, kuidas alaealised koolitüdrukud piinavad kassi surnuks. See ei ole üksik juhus ega niisugune üksik mingi ekstreemne nähtus. Nendes nähtustes väljendub üldiselt toimuv protsess. Mis inimloomaga juhtub, kui temalt võtta ära see väline hirm ja sundus, kui ta vallandab kõik selle, mis tema seest tuleb. Aga need on alles esimesed viljad. See, mis veel tulemas on lähiaastakümnetel, seda alles me näeme kõik, kes näevad. Seega küsimus ei ole mitte autoritaarsuses, vaid küsimus on selles, kelle autoriteet. Ja on selge see, et erinevad autoriteedid üksteist ei või taluda ega sallida. Kiriku autoriteetsust on pahaks pandud, kuid see on ometigi väga kindlapiiriliselt määratletud. Kirik on eksimatu usu ja moraali küsimustes. Paavsti ilmeksimatuse dogma, mis asjatundmatutes inimestes kutsub esile maohaavu ja spasme ja infarkte ja mida tahes, naeruväärsuseni reageerimist, on ometigi väga korrektselt piiritletud. Paavst on ilmeksimatu ainult siis, kui ta esineb kiriku nimel usu ja moraali küsimustes ja teeb teatavaks kiriku seisukoha. Tavainimese aru saamates ilmeksimatuse dogma peab tähendama seda, nagu ta ise sellest aru saab, et kõik, mida minul tuleb pähe ükskõik kus, millal midagi arvata, siis see on kõik ilmeksimatu. Ja paavsti eksimatuse vastu usu ja moraali küsimustes, mis põhineb mitme tuhande aastasel teoreetilisel ja praktilisel inimesega tegelemisel, mis on kokku võtnud tegelikult kogu inimkonna kogemuse inimese tundmises. Kui sellele inimene seab vasta oma autoriteedi ja oma ilmeksimatuse, mis tegelikult ei põhine mitte millegil või põhineb ainult tema enda elu lühidusel põhineval puudulikul kogemusel ja nendel trendidel ja moodidel, mida kaasaja hetke ideoloogia talle ette söödab,
siis on selge, missugune vahekord siin selle kahe autoriteedi vahel valitseb. Ja need küljed, mis siis sotsiaalses elus on kirikul tulnud korraldada, kui Karl Suur tema poliitika riigi kulturiseerimisel, administratiivsel haldamisel, näiteks Karl jagab oma impeeriumi teotsöösideks ja need Stiftskirjed või asustuskirikud on need, mis siis saavad kihelkondade keskuseks, nagu Eestiski olid, ja nende kirikute juures ja kloostrite juures rajatakse koolid, ühesõnaga maa haldamine, rahvaharidus, administratiivne võim, riiklik korraldus, see oli kõik tegelikult läbi kiriku, sest kirik oli ainukene institutsioon, mis oli hierarhiliselt korraldatud ja suuteline teostama seda hiigelkultuuri tööd, kui impeerium Euroopas taastatakse. Kogu Euroopa ajalugu on ju tegelikult kristluse ajalugu ja tahta mõista ajalugu lahus religioonidest või mõista Euroopa ajalugu ja kultuuri tundmata religiooni, see on täiesti võimatu ja see meeletu harimatus meie oma kultuuri suhtes on ju üks niisugune masendav nähtus Eesti elus, kus ühelt poolt on enesehinnang ääretult kõrge. Samal ajal me näeme ju, kuidas me ühiskond kannatab meeletu alaväärsuskompleksi käes, see väljendub kas või selles, et ilmtingimata pingutada üle, nagu ikka niisugune orjameelne ülepingutus käib ja meeldida püüdmine, et näidata, kui tublid me oleme. Arvame, et see ajaga kaasas käimise hirm on ju eestlasel alati olnud suur. Nõukogude ajal mängiti selle peale väga osavalt. Eestlase põhihirm on ajast maha jääda. Järelikult katsume natuke ees olla. Kõik see IT-ga üle pingutamine, kõik need suured arvuti kaudu valimised ja ei tea mis, no see ajab teinekord naerma lausa see niisugune ette tormamine ja et näidata kõigile, et vaadake, kui edumeelsed me oleme. No, natukene naljakas jääb see mulje. Ma ei ole märganud vanade kultuurrahvaste juures niisugust ilmingut ja põhjus on väga lihtne. Nad ei põe niisugust alaväärsuskompleksi, neil on endal nii palju seda, millele toetuda, et mingi IT kasutamine rohkem või vähem, see ei ole neil enesetunde küsimus. See on mingi tehniline vidin, mis on ja võib olla ja võib mitte olla, et põhiasjad on palju tähtsamad ja suuremad ja vanemad. Niisiis kogu Euroopa ajalugu ja kultuur ja tegelikult ka tänapäeva Euroopa inimene. Kui me mõtleme, et seda Prantsuse revolutsioonist alates vana kultuuri lõhkumist ja hereetiliselt ühekülgselt kristlusest kontekstist välja kistud inimese isiku ületähtsustamine, sest et kristluses inimõigused on seoses usuga Jumalasse. Kui usust Jumalasse on inimõigused lahutatud, siis need muutuvad inimese õiguseks laamendada kõige selle kurjaga, mis tema seest välja tuleb. Nii ta muidugi ka toimibki siis. Ja teine valdkond on ju mõistuse valdkond. Mõistus on alati olnud kirikus erilises austusseisundis. Mõistuse kultus võiks lausa isegi öelda. Kirikuteoreetikud, kirikuisad, kes esimestel sajanditel formuleerisid uue õpetuse, on tõepoolest mõtlemiskvaliteedi hiilgav näide ja kindlasti tänase päevani ületamatu. Nii ida kui lääne kirikuisad, nimetagem ainult lääne meestest kas või Augustinust, kes on seda uut kontseptsiooni ja kes tegelikult seisavad Euroopa kultuuri mõtlemise aluses ja eriti selles, kui me võtame ka inimese tundmine apostel Paulus kui võrratu psühholoog, Augustinus kui selle jätkaja, et kirik tunneb inimest paremini kui keegi teine. Tänapäeva psühholoogia on kindlasti teinud eriti viimasel sajandil suuri edusamme ja ometi on ta alles algkoolis võrreldes sellega, mida kirik teab ja tunneb inimesest. Ja see ilmalik psühholoogia ei jõuagi nii-öelda keskkooli keskelt kaugemale ainult selle tõttu, et tal on ise enda poolt pandud piir ette, kuhu kaugemale ei minda. Seetõttu see, mida kirik teab ja tunneb inimesest, kui
moraaliteoloogiat lugeda, siis see on tase, milleni ilmalik psühholoogia, ta ei saagi jõuda, sest ta ei saa jõuda tasandile, mille olemasolust tal ei ole aimu. See on nagu sahvri seeriiul, kus on kõige paremad moosid, aga seal on mingi eesriie ees ja vist isegi Toots ei saaks seda kätte seal, kui temal need kogemused olid head sahvrist midagi kaugemat asja kätte saada. Üks valdkond kindlasti oli lisaks mõistuse kultusele, see tähendab, kõik peab olema mõistusepärane ja põhjendatud, on niisugune tähtis valdkond ühiskonnas nagu perekond. Perekond ja abielu kaitse on olnud kiivalt kiriku kaitse all ja sellepärast, et kirik teab väga hästi ja me kõik teame seda ilma kirikuta ka, et lagunenud perekondadest tulevad puudulikud lapsed, nende psüühika on häiritud, nendel on raskusi ühiskonnas iseendaga ja teiste inimestega, et perekond on alus tervete laste ja terve rahva taastootmiseks. Ja et selles perekonnas peab valitsema kindel kord ja see kindel kord on peegeldus taevasest hierarhiast. Seega peab perekonna pea olema mees. Mees on Jumala võrdkuju. Samal ajal naise roll kultuuris ei ole sugugi väiksem, et rollid on võrdsed, kuid nad on erinevad. Ja kultuuri mõttes on naine palju tähtsam. Naine on tegelikult see, kellel kultuurkond püsib ja tema roll emana ja abikaasana on ju täiesti asendamatu ja kui tänapäeva modernne ühiskond püüab hävitada naises emadust ja abikaasalikkust ja muserdab ja moonutab naist temale mitte loomuomaseid väärtusi süstides, siis selle tõttu need tänapäeva naised kujunevad eriti võikateks olevusteks. Kui rääkida kümnete ja kümnete meestega tänapäeval, siis see on jube, mida nad räägivad naistest, oma naistest ja missugune arvamus neil on. Ja see on ka üks põhjus, miks mehed ei taha enam seaduslikult abielluda. Kuidas anda enda üle suurem voli olenditele, kelle üle ei ole enam mingeid reegleid, ei südametunnistuse sisemisi, ei midagi. Ja naine osutub siin väga nõrgaks just selles mõttes, et ta on kergemini manipuleeritav ja tänapäeva kaasaja ühiskonna ja Euroopa traagika on selles, et me oleme hävitamas emadust, kui kogu kristliku kultuuri niisugune keskne ikoon oli ju Jumala ema lapsega, Jeesus lapsega, see tähendab emadust. Ja laps üles oli ju Jeesus lapsena see kontseptsioon, et iga inimolend on ühelt poolt jumalik, teiselt poolt inimlik. Mida meil tänapäeval sellele vasta panna on? Kas need tippmodellid ja beibed ja kogu see saast, mis sealt televiisorist tuleb? Paraku peab ütlema, et nii kurb kui see pole, meie Euroopa kristlik kultuur on mandumise ja allakäigu järgus ja selle üks tulemus on Euroopa rahvaste katastroofiline väljasuremine. Tuleme ajaloo juurde tagasi. Riik ja kirik on kindlasti alati olulised teemad. Ja on selge, et mõlemad taotlevad totaalset universaalset võimu inimisiku üle. Kui üks hoiab elu ja kaitseb inimest, siis riigi ambitsioonid on ülearu selles mõttes või liialdus, et nad tahavad valitseda ka inimese hinge ja maailma üle. Olemine ja olemasolemine. Euroopas on 2 Euroopat, praegu õieti 3, mis on teravalt üksteisest ajaloos erinenud. Katoliikliku kultuuri Euroopa, protestantlik Euroopa, mis on täiesti eri maailmad. Ja protestantliku Euroopa baasil sündis ju see arusaam, kui 16. sajandil Luteri mäss on katoliku kiriku vasta, siis kui küsitakse, aga kes on kõrgemaks autoriteediks, siis Luteril ei ole kahjuks muud öelda, kuna ta paavsti autoriteeti eitas ja maha kiskus,
siis võimutühemikku ei teki ei poliitilises, ei usulises, ei ideoloogilises, ei mingis elus. Kes on siis kõrgem autoriteet, kui mitte paavst? Ja Luteril pole muud öelda kui ilmalik vürst ehk ilmalik võim. Ja sellega oli väga saatuslik lõhe Euroopas tekkinud. Ehk teisi sõnu, sellega pandi alus totalitaarse riigi taassünnile inimolendi üle. Tänapäeval on sellest saanud siis see kolmas Euroopa, mitte enam lausa ateistlik, vaid suisa satanistlik. Nii et praegu võime rääkida siis kolmest Euroopast, kui me lähtume ideoloogilisest plaanist. Loomulikult on see kõik alles kujunemise järgus ja sellel sajandil saavad inimesed näha veel asju, mida nad arvavad, et ajaloos ei saaks enam tulla, aga saab küll ja tuleb sellisel kujul, mida veel ajalugu ei tunnegi. Oodake ära, kes on noored, need näevad. Meil Eestis on võetud hoiak niisugune. Usk on mingisugune rangelt eraasi, millel ei ole avalikkuses, poliitikas ega riigis ega sotsiaalses elus mingit tegemist. See on täiesti väär arvamus. Usk ei saa olla eraasi, sest et minu suhtumine teise inimesse tuleneb minu usust. Ma ei saa ju elada niimoodi, ega ükski inimene, et minu usk keelab näiteks vägivalda, aga kuna riigis vägivald on lubatud, siis ma riigis toimin tema seaduste järgi, eks ole. Minu usk ei luba kassi jalaga lüüa, aga siin on see moek, siis järelikult, võime tuua primitiivseid näiteid, ükskõik lapsikuid näiteid, aga sisu on selles, et inimese maailmavaade on ju see, mida ta teostab igapäevases elus. Kuidas saab siis öelda, et usk on eraasi? Ei ole eraasi. See on kõige teravamalt sotsiaalne asi. Või teine väide, kirik ärgu segagu ennast poliitikasse. Esiteks kuulub kõik poliitikasse, mis ühiskonnas on. Ja kõik, mis ühiskonnas on, puutub kirikusse. Ja on selge, et kirik ja riik siin selles ei saa tõmmata seina vahele ja öelda, et kirik on riigist lahutatud või kas siis riik on ka kirikust lahutatud. Kas kirikul ja riigil on see lahutus niisugune, et siis ka riigil ei ole ühtegi sõnaõigust kiriku üle? Kuidas siis on sellega? Siis selgub, et ei ole. Siis selgub niimoodi, et riigil peab olema ometigi õigust midagi öelda kirikule. Kuidas sellega on? Bütsantsis, Ida-impeeriumis, oli selge arusaam, et impeerium ise on keha ja kirik on vaim, kirik on hing. Kui nüüd kirik on riigist lahutatud, siis on ju hing ja vaim kehast lahutatud. Järelikult on niisugune riik sarnane laibaga, surnud. Ta küll füüsiliselt funktsioneerib, aga ta on kaotanud selle, mis on hing ja vaim. Ja seda muidugi me ka näeme iga päev. Ja nüüd kuidas edasi võtta Eesti oludes? 2000 aastat on kirik ajaloos tõestanud kultuuriloojana ja inimese kujundajana ja kasvatajana nii oma enda sisemise teaduse kasvu kui vilju ajaloos. Sellest lahtiütlemine tähendab seda, et ühiskond pöördub tegelikult barbaarsusesse, sest kui inimese kirgede ja tungide maailma ei ohjeldata, kui sellele ei seata rangeid piire ja raame, siis lihtsalt see elab ennast välja ja see, mis kirikuõpetuses nimetatakse inimese patuseks, loomuseks, inimese õigust seda oma patusust või seda oma sisemist kurjust välja elada, peab inimene oma vabaduseks. Mis asi on siis see vabadus? On sisemine ja on väline vabadus. Kirik annab inimesele välist vabadust piirates sisemise vabaduse, mis omakorda kultuuris ja sotsiaalsetes suhendes väljendub inimese välises vabaduses. Kui me vallandame inimesel vabaduse sildi all kogu tema pahelisuse ja kirgede maailma, emotsioonide maailma, siis see ju ei ole vabadus, kui inimene on oma kirgede ja emotsioonide ori. Kirikuõpetus on alati olnud lihtne. Esiteks mõistus, teiseks teadmine,
kolmandaks vaba valik ja neljandaks vastutus. Need 4 punkti on alati koos. Ja selles vaimus on kirik aastasadu kasvatanud inimolendit lapsest saadik, et ta kasutaks mõistust, selleks, et osata vahet teha hea ja kurja vahel, et inimene seda teades teeb valiku ja et tema valik toob kaasa vastutuse. See on väga lihtne, loogiline ja tõhus süsteem. Nüüd, kui me võtame Eesti ajaloo. Eesti riigi ajalugu on ju natuke üle 80 aasta. Sellest 50 aastat maha või natuke rohkem, mis riik ei ole olnud poliitiliselt iseseisev, jääb järele üpris vähe aega. Viimase 15 aasta jooksul, mis siis me oleme arvanud, et me oleme iseseisev riik, on tegelikult liberaalne ja see ultraliberalism oma ideoloogiaga viinud Eesti rahva mitte ainult moraalse, vaid ka füüsilise väljasuremise ääre peale. Kui läbi sajandite, läbi katkude, läbi sõdade, läbi kõige, mis me teame oma ajaloost, on kirik taganud rahva moraalse tervise, tänu millele on ka tagatud olnud tema füüsiline jätkuvus ja tervis. Siis, kui me oleme hävitanud moraali, tänapäeval me oleme hävitanud ka need alused, millel füüsiline elu püsib. Ja kui nüüd küsida, kui 15 aastaga on viidud Eesti rahvas sinnamaal, et seda väljasuremist juba tajutakse selliselt, et see on võrdlemisi igapäevane teema ka juba meedias, siis peab asi olema väga hull. Kuidas see on saavutatud? Just nimelt selle iniminstinktidele vaba voli andmise läbi, selle vale vabaduse proklameerimisega, mis enam midagi ei ohjelda inimeses ja mille eest inimene ka enam ei vastuta, nagu näha. Ja eks need kurjad viljad hakkavad siis järjest ennast ilmutama. Kokkuvõtteks nii suurele teemale, mille kohta tegelikult ei saa ju hariduse puudujääke nii tõsises teemas, mida peaks tegelikult läbima meie koolituses algkoolist alates kuni vähemalt keskkooli lõpuni, et tunda oma kultuurkonna ajalugu. Me ei saa seda puudujääki ometigi mingite raadiosaadetega tasa teha, aga üks ilus kokkuvõtte probleemidest, mis juba on ja kindlalt lähitulevikus teravnevad, on alguse saanud sellest, kui juba eelmise sajandi 30. aastatel oli pahandus, kui Inglise katoliku piiskopid tegid avalduse, et lapse üle ei oma mõjuvõimu mitte riik, vaid lapsevanem. Muidugi sündis sellest suur niisugune ühiskondlik lainetus. Nüüd tuleb tsitaat. Seistes vastamisi sellise kohutava nõudmisega modernse riigi poolt, mida ei esitanud isegi Rooma impeerium. Õigus õpetada viimasele kui ühele lapsele riigis seda, mida riik tahab ehk kujundada kogu rahva mõtlemisviisi oma enese võimutseva otsustuse alusel, ei saa meie kriitikud enam väita, et modernne riik ei taotle absoluutsust. Tegelikult on ta absoluutsem, kui oli ükski paganlik riik minevikus. Peale selle kasvab tema absoluutsus iga päevaga. Seepärast näib tema kokkupõrge religiooniga või täpsemalt öeldes kirikuga vältimatu. Probleem tuleb hästi esile, kui väljendatakse mõista andes tülgastust kiriku äsjase autoritatiivse avalduse vastu, mis teatab, et kui katoliku kirik kuulutab mõne seaduse kehtetuks, ei ole see seadus siduv. Nagu näha, peitub just siin asja tuum. Vastuolu korral tsiviilseaduse ja katoliku kiriku moraaliseaduse vahel hakkavad katoliku kiriku liikmed tsiviilseadusele vastu ja alluvad kiriku seadusele. Ja kui nii läheb, saabubki see avalik lahkeli kiriku ja riigi vahel, millest räägivad ajaloolised ülestähendused kõikide suurte tagakiusamiste kohta. Selles oligi peaküsimus Rooma impeeriumi ja katoliku kiriku vahel enne Konstantinus suure aega. Tsiviilvõimu silmis olid kristlased mässajad. Kristlaste silmis käskis tsiviilvõim täita kombeid, mida ükski kristlane ei saanud omaks võtta.
See nõudis niisuguste kohustuste täitmist, millega ükski katoliiklane ei saa nõustuda. Et tüli veel avalikult puhkenud ei ole, välja arvatud mõned rahutused siin-seal, on põhjustatud sellest, et tänini on katoliku doktriin mitte katoliikliku kultuuriga riikides suuremalt jaolt säilinud. Ent sedamööda, kuidas suureneb moraalne distants katoliiklaste ja mittekatoliiklaste vahel, kui modernne riik langeb üha rohkem tagasi sellesse paganlusse, mis on loomulik lõpp neile, kes hülgavad katoliikluse, muutub vältimatuks vastasseisu kandumine teooria vallast praktikasse. On möödapääsmatu, et kõigis absoluutsetes riikides, mitte ainult riikides, mis ikka veel usaldavad hääletamise masinavärki, vaid nii monarhistlikes kui demokraatlikes, nii plutokraatlikes kui kommunistlikes, ilmuvad seadused, mida ükski katoliiklane täitma ei hakka. Paar ettevaatlikku katsetust on selles suunas juba tehtud. Kui need seadused katoliiklastele esitatakse, tekib otse kohe sama olukord, mis on tekkinud ikka ja jälle, juba ligi 2000 aastat järjest. Katoliiklased lükkavad need seadused tagasi, mis aga on riigi silmis mäss. Järgneb see, mida riik nimetab karistuseks allumatuse eest, aga mida katoliiklased on alati nimetanud ja nimetavad taas kord tagakiusamiseks. Sellega kaasneb palju usust taganemist, aga ka palju kangelaslikkust ning lõppude lõpuks seisneb usuvõime püsima jääda järgmises. Et usule pühendumine on tugevam, ratsionaalsem, põhjendatum, järjekindlam ja olemuselt püsivam kui see vihkamine, mida usk juba oma loomu poolest ise esile kutsub. Need sõnad kuuluvad ajaloolasele, kes möödunud sajandi 30. aastatel kirjutas nendel teemadel Hilaire Belloc ja me näeme, et 2000. aastate alguses need samad probleemid jätkuvad ja hiilivalt suurenevad. Aga universumis ja meie ühiskonnas ja maailmas kehtivad seadused, mida inimene muuta ei saa. Kirik esindab ajaloos igavest. Poliitilised süsteemid on ajutised, kuid suures plaanis võib kõiki neid süsteeme jagada lihtsalt kaheks. Religioosse maailma ja ilmaliku riigi süsteem ja mõlemi absoluutsuse taotlus inimolendi üle. Üks piirab ta välist vabadust, andes talle sisemise ja tehes tast sotsiaalse olendi ja selle vastand kirgede absoluutsus lõhub ühiskonda ja seab ohtu tema jätkuvuse. Valik on iga inimese oma. Selles valikus saab soovida ainult inimesele mõistust, teiseks mõistust, kolmandaks külma mõistust ja loogikat. Tänan tähelepanu eest, stuudios oli Einar Laigna. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.